Kallid sõbrad, mul on hea meel teile presenteerida oma märkmikku. Te võib-olla küsite, et miks märkmik? Märkmik sellepärast, et ma ise olen suur oma mõtete üleskirjutaja. Võib-olla sellepärast, et mul lihtsalt asjad meelde ei jää, aga mulle tundub, et mul on lihtsam oma mõtteid sorteerida, kui nad on kuskil kirja pandud. Ja siis mul tuligi selline mõte, et miks mu pildid peaksid siis rippuma ainult seintel kuskil tubades, et võib-olla saab oma pilte panna ka asjade külge ja peale, mida igapäevaselt kasutada. Ja esimene igapäevaselt kasutatav asi, mis mul kohe meelde tuli, oli märkmik. Ja siis nüüd on valmis saanud selline märkmik. Peal on tal pojengi maal, tema käib kummiga kinni, sellepärast, et mõnikord on ju vaja märkmiku kaasa võtta endaga ja siis oleks hea, kui teda saaks kinni panna ja et ta ei tule kotis lahti ja ei lähe teiste asjade vahel kortsu. Märkmik on siis, võib-olla ma oleks tahtnud, et ta oleks natukene paksem olnud, aga 100 lehti on siin sees. Temal on spiraalköide, väga korralik ja ilus ja seest on tema jooneline. Aga jooneline on ta niimoodi, et iga 7. leht, kohe ma otsin siit ülesse, on valge. Nii, vot selliselt, et üks leht on siis äkitselt siin keskel valge ja see on sellepärast, et kui sina äkki tahad midagi joonistada või kribida muud moodi, et siis olen ma sulle selline mõttepausi valged lehed jätnud sisse. Esimesele leheküljele, et sul oleks oma mõtetega kuskilt alustada, kirjutasin ma sellise loo. Kuna märkmiku pealkiri on mõtete aed, siis lugu on selline. Mõtete aed, täis lilli, mõned õites, mõned lagunevad, mõned alles seemnetes. Mõned on argised, mõned on naljakad, mõned ajavad nutma. Mõned panevad järele mõtlema, mõned rääkima, mõned tahavad tegudeks saada, mõned paberile jääda. Minu mõtete aeg. Selline lugu siis alustuseks. Siin see ees muuses see kirjakene, see on niiviisi lakiga kaetud, et tema niiviisi mõnusalt läigiks. Tagantpoolt näeb märkmik välja selline. Ja siis ma proovisin, et kuidas siia sisse siis kirjutada on. Ma ei tea, kas mul see pastakas kadus, aga ma tegin siia proovi. Ja ma tahtsin näha, et ega see ometigi teiselt poolt läbi ei tule. Aga näete, paber on nii palju paks, et saab kirjutada ka vildikaga niimoodi, et ei tule paberi teiselt poolt läbi. Nii, et siis märkmikke mul on. Kui keegi tahab, siis leiab neid minu uuest poest, mille nimi on Dipped in Art ja või siis võta muga ühendust lihtsalt. Aitäh!